Jumal on öelnud, et teist ei tohi tappa ja need, kes tapavad, peavad minema kohtu ette. Sina tapsid mu venna, aga kohtu ette sa ei läinud. Sa naersid õiglusele näkku, aga Jumala eest sa ei pääse. Ma annan sulle 2 varianti. Sa kas tunnistad üles oma patud ja ma lasen sul minna või ma jätan su siia samma hauda mädanema. Hüva, ma siis tunnistan üles. Jah, ma tegin seda. Aga mis me siis teeme? Lähme jälle kohtusse ja jäämegi sinna. Kohtuharrad on juba oma otsuse langetanud. Nüüd on aeg minna kõige suurema kohtumõistja ette. Mine Jumala juurde ja palu talt andestust. Ma ei põlvita su ees. Põlvita Jumala ees. Sa päriselt laseksid mu maha lihtsalt sellepärast, et ma ei vabanda su ees. On see nii palju palutud? Minu südametunnistusel ei ole plekkigi pärast su venna tapmist. Tema kutsus mind selja taga kupeldajaks. Tema tuli purjus päi minuga tüli norima ja tema oli ülbe. Ja nagu pühakirigi ütleb, ühtegi nurjatud sõna ei tule teie suust. Pühakiri ütleb ka seda, et teist ei tohi tappa. Ja mida sa siis praegu teed? Mina teen seda, mis on Jumala silmis õige. Õige? Sa praegu tapad ja piinad, et lihtsalt oma venna eest kätte maksta. Jutt käib praegu sinust. Uuri oma südametunnistust ja palu andestust, kui see on veel võimalik. Uuri kurat ise oma südametunnistust. Sa panid praegu teise mehe endale hauda kaevama. Sa oled täpselt nagu oma ebard vendki. Sinu värdjas vend, kes pettis ja kraakles. Sinu värdjas vend, kellest kõik tahtsid lahti saada ja kes oli kõigile nuhtluseks. Ma tegin külale teene, kui ma talle otsa peale tegin. Minu viimasest pihtimusest on mööda 5 kuud ja ma tunnistan üles järgnevad patud ja eksimused. Peksin vagaseks ühe värdja, kes oli selle ära teeninud.